kriisiolukordades palvetavad isegi ateistid. Vähemalt oli niimoodi minuga, kui olin laps ja pidin minema läbi pimeda metsa trenni, siis tihti hakkasin retsiteerima selliseid Jumala nimesid, millest olin koolis õppinud, nagu Jumal, Allah, Buddha, Krishna, Jeesus, Vishnu ja nii edasi, Thor, Odin. Ja siis tundsin ennast natukene paremini. Ja ma arvan, et nii on palju inimestega, ka nende jaoks, kes ei kutsu ennast religioosseks, et südame siiski tuleb aeg-ajalt palvesid ja eriti, kui on rasked ajad. Üks maailma kuulsam religioonteadlane on Mircea Eliade. Tema ütleb inimese kohta, kuidas ajaloos on olnud ja kuidas täna ka on, et inimene on homo religioosus ehk homo tähendab inimene, religioossus religioosne, inimene ongi religioosne. See sobib väga hästi sellise piiblisalmiga, mida leiad Koguja raamatus 3. peatükist, et kõik on ta ehk Jumal omal ajal hästi teinud, ta on nende südamesse pannud ka igaviku. Ehk inimeste südamesse on Jumal pannud igaviku. Selline religioosne ruum, Jumala koht, võib öelda. Me otsime kuskilt meie üle abi. Üks otsib kiividelt, nagu mina siin Juuliku küllas kiivide juures olen. Üks küsib abi esiisadelt, üks küsib inglitelt, üks küsib Jumalalt abi, kui on keeruline. On palju hädasid siin maailmas ja on palju asju, mis võivad erinevates olukordades aidata. On ka palju asju, mida inimesed uskuvad, võib-olla võib aidata, mis tegelikult ei aita. Aga on üks aitaja, kes alati aitab. Või tema käes on vähemalt võimalik alati aidata. Ja tema on ka tihti teiste abiliste taga ja see on Jeesus Kristus. Ja ma tahan nüüd rääkida sellest, kuidas Jeesus on meie aitaja. Ma panin ka kokku mõned punktid sellest, mis see tähendab, kuidas Jeesus saab olla meie aitaja, mis see tähendab üldse. Ja esiteks panin siin seda, et Jeesus saab üleloomulikult sekkuda meie maailma asjadesse. Näiteks siis, kui me palvetame kellegi eest ja ta saab terveks üleloomulikult nii-öelda. Või üks näite veel, mis toon välja, on see, et ma olen mitu korda käinud majades või korterites õnnistamas, kui on olnud mingisugune vaimne probleem seal, mingisugune vaimne rahutus. Olen palvetanud, õnnistanud ja see, mis tegi rahutust, see läks ära. Ehk Jeesus sekkus, tegi vaimselt puhtaks seda kohta. Siis teiseks toon välja seda, et Jeesus Kristus, ta on siin maailmas esindatud läbi koguduse, sest piiblis kutsutakse kogudus Kristuse ihuks. See tähendab, et need kõrvad, millega seal kohtud, on ka Kristuse kõrvad. Need silmad, kes sind näevad, on ka Kristuse silmad. Need suud, kes sind julgustavad seal, on ka Kristuse suu. Need käed, kes sind trööstivad, on ka Kristuse käed. Et kogudus on tore asi ja ma julgustan sind, kui sa ei ole kuskil koguduse liige või ei käi kuskil koguduses, et sa võtad ühe kogudusega ühendust ja lähed nende juurde. Võib ka olla meie koguduse juurde siin Saku palvemajas praegu. Kolmandaks siis Jeesus saab aidata läbi püha vaimu. Püha vaim, see on Jumal meie sees. Ja
Püha vaim aitab meid ise toime tulla, ise teha õigeid valikuid. Kui me palume püha vaimult abi, siis võib suuri imesid toimida. Mul on ise üks näite, üks lähedane inimene mul, kes oli mitu aastat narkootikasõltlane, aga ta sai kristlaseks ja püha vaim hakkas tegema tööd tema sees ja ta sai sellest jaamast vabaks. Suur ime. Lisan halleluuja. Ja neljandaks siis Jeesus saadab meile oma inglid ehk saadikud. Need võivad olla sellised füüsilised, vaimsed inglid, nagu need nähtamatud inglid, mis Jumal on loonud, kes meid igapäevaselt, mina usun, tulevad appi. Aga võib ka olla inimesed, tavalised inimesed nagu sina, nagu ka mina, keda Jumal saadab teiste inimeste juurde aitama. Siis oleme nagu Jumala inglid, Jumala saadikud. Ja nii viisil Jumal saab neid inimesi aidata. Lõpetan ühe looga sellest, kuidas see võib toimida. Üks vana mees elas ühes orus jõe ääres, aga üks päev hakkas jõgi tõusma väga. Läks päris ukseni ja nüüd tuli üks paat 3 mehega. Nad tulid seda meest päästma. Aga mees ütles, et ei, ära vaja mind päästma. Mina usun Jumalasse, küll Jumal päästab mind. Tee minge ära, pääske kedagi teist. Nüüd läks natukene aega mööda ja vesi tõusis veel. Jõgi läks väga kõrgeks, läks nüüd esimese korruse akna juurde. Ja see paat meestega tuli uuesti selle vana mehe juurde ja hüüdsid talle, et nüüd pead sa tulema, sest on viimane võimalus nüüd, me peame sind päästma. Aga mees ütles, et ei, pole vaja, mina usaldan Jumalat, minge teie ära. Ja mehed läksid siiski ära. Aga oli tõesti veeuputus ja jõgi tõusis veel, läks teise korrus aknani ja oli üldse ime, et see maja jäi sinna kohta, samase kohta, ei läinud veega kaasa, aga nüüd tuli see paat uuesti, ütlesid mehed vanale mehele, et aga nüüd sa pead tulema kaasa, me tuleme sind päästma. Aga mees ütles uuesti, et ei ole vaja, teie minge ära, ei aita. Siis tõusis veel natukene, mees suri. Ta tuli Jumala juurde, sest ta oli ju ikka Jumala oma ja siis ta küsis Jumalalt, et miks sa lasisid mind surma. Aga Jumal ütles talle, et 3 korda ma proovisin sind päästma, aga sina ei tahtnud. Ja Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled tõesti abistaja, aitaja. Sina näed meie probleemid, need, mis on nähtamatud, need, mis on nähtavad. Aita meid, uuenda meid, pane põlema püha vaimu meie sees, nii et me suudame tulema probleemidest välja Jeesuse nimel. Palume. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Aamen.